No mul oli David Beckham oli jube lemmik, aga teda ma siin Säpa väljakul ei näinud kahjuks kordagi. Richard, räägi oma kodumajast. Kus su kodumaja asub? Jah, minu endine siis kodumaja või kus mina väiksena üles kasvasin, siis maja asub täpselt selle Coop staadioni tribüüni taga. Et mina väiksena sealt aknast siis vaatasin, kuidas siin suured mehed võtti mängisid ja tekkis endal ka jube huvi. Kas mängudele sai toona tasuta või müüdi piletid ka? Tead, kuna ma olin veel nii pisike, siis mina pääsesin kas üle aia või aia alt. Aga ma arvan, et müüdi ka kindlasti pileteid, aga kuna tol hetkel oli taskuraha oli kulla hinnaga, et siis mina selle taskuraha panin mujale arvatavasti. Kas sul oli ka lemmikjalgpallurid? Kas need lemmikjalgpallurid olid need, kes siin vanal Sepa staadionil ringi jooksid? No mul oli David Beckham oli jube lemmik, aga teda ma siin Säpa väljakul ei näinud kahjuks kordagi. Aga ei, ma mäletan, siin oli ikkagi tegelikult päris ägedaid mängumehi, et ega ma tol ajal ju nagu ei saanud nende sellest tasemest või suurusest, ei saanud nagu aru, aga Merkuur mängis siin nagu oma mänge ja siin ma ikka mäletan, et Sixten Casimir näiteks oli vast selline nimekam ja ka väravvahtidest ju näiteks Sergei Lepmets oli siis noor ja ka mängis siin. Kelleks sa väikesena unistasid saada siin Rokkas elades? No kuna aknast välja vaadates, siis käis ikkagi võtt kogu aeg, et siis mul ikka oli tugev soov ikkagi see ka jalgpalluriks saada ja eks seal kõrvalt oli ikkagi nagu poistel ikka, et tuletõrjujaks tahtsin saada ja mingi hetk käis ka seal kindlasti mingi politsei asi läbi ja nii edasi, et umbes sellised need plaanid tol ajal olid. Ja, kas need plaanid on täitunud nii, nagu sa lootsid? Mitte küll kõik, aga spordi osas, et selles suhtes, et seda mängu ma ju tänaseni mängin ja ma arvan, et see on selles suhtes suur privileeg ja et ma saan tegeleda asjaga, mida ma tõesti armastan. Et see on suur asi, ma arvan. Kohe algab hooaeg ja sa astud siia staadionile võistlusvormis. Mis on see, mida me sellel aastal saame saavutada meeskonnana ja Premium liigas? No ma usun, et ikkagi maksimaalselt kõrge tulemus nii sportlikult, et ma usun, et võiks ju saavutada sellise tugeva stabiilsuse, et me oleksime ikkagi Eesti mõistes nendele tippklubidele kõvasti lähemal ja hingeks neile kõvasti nagu kuklasse. Ja meeskonnana ka kindlasti, et me ikkagi jõuaksime nagu linnarahvale ka lähemale ja tooksime seda head emotsiooni ja annaksime sõna otseses mõttes endast kõik, et ikkagi kui rahvas siin koha peal on, et siis neil on äge siin. Väga äge. Teeme nii. Soovib. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.